sõiduks, sõbrad! Püha jumal, mis asi see on? Püha jumal! Sõbrad! See oli ehe traavivõistlus Tuula hipodroomil. Kaua sina oled sellega tegelenud ja kui tasemel tema on, mis tema nimi on? Mina olen tegelenud circa 30 aastat ja see on meil üks staažikamaid hobuseid hipodroomil. Tema on Muscaton. Muscaton. Räägi nüüd see eripäradest selles asja juures, et ma saan aru, et sa istud mingi vedrude tooli all, aga tegelikult istutakse üksinda, on ju? Tegelikult see ongi selline show jooksukäru, kus saab võtta inimesi kaasa. Tegelikult on ühe istmega kaarikud. Antiikolümpial oli kaarikusõit, et see on üks vanemaid spordialasi üldse. Aga Eestis seda tuli 100 tagasi umbes. Nii, kuidas te trenni teete? Lihtsalt saate kokku, venitate natukene, siis istud peale ja hakkad minema uhama lihtsalt või kuidas see asi käib? Ei, no, ise ei venita eriti. Igaüks võib kodus ise venitada, aga tuleme nädala sees kokku ja siis kas grupis või ükshaaval sõltuvalt hobusest, et käime raja peal trennimas. Pikad trennid on ja mida siis treenite? Käitegi ringiratast nagu meie siin? Ja, ringiratast. Et algul soojendad hobuse üles, siis kas teed intervalle või siis sõidad distantsi. Ja peaaegu sama kiirusega, mis võistlustel. Lisaks päris hobustele sai võistlemas näha ka kepphobuseid. Rohkem pälvisid tähelepanu siiski päris hobused ja nende juhid. See jookseb. Tere. Sulle meeldib? Jah. Oled sa ise muidu ratsutamisega tegelenud ka? Oled sa ratsutanud? Jah. Meeldib väga? Jah. On varasemalt mõned korrad ratsutanud, jah. Lihtsalt niimoodi nagu pool juhusega, mitte trennis käinud? Mitte trennis käinud, aga ma just täna toon teda jälle siia keskele, hobuste keskele, et ta saaks nagu avastada enda jaoks seda maailma, sest ta ise väga armastab hobuseid, aga ta natukene kardab seda spordi poolt. Aga kas ta nüüd ei karda seda, et kui tütrele meeldima hakkab, siis tulebki panna kuidagi ratsatrenni või tuleb lausa hobunäkki osta, see pole kindlasti odav lõbu? Absoluutselt mitte, aga ma usun, et trenn ja sport on lastele igatepidi parem, kui kogu aeg istuda teleka taga või telefonis. Et ma usun, et see on kindlasti väga hea ala, mida lastele tutvustada. Päikeselisel ja soojal koguperepäeval astus üles poplaulja Nancy, kellele samuti väga lähedane kokkupuude hobustega. Sai mõnda aega tegutsetud hipodroomil, et mul oli seal oma ratsaspordiklubi. Kuidagi hobused tõmbasid väiksest peale, ma maal puutusin nendega päris palju kokku ja joonistasin neid ja nii edasi, et kuidagi ma ei oskagi öelda, selline võimas loom. On mõne hobuse nimi ka veel meeles? No enda hobuste nimed ikka on meeles ja mul on neid päris palju olnud. No mõned näitad. Säss. Ise see ei pandud ka see nimi või? Ei, Susuks kutsusime. Oli ka siis vastavalt nimele? No ikka paras tegelane oli küll, jah. Ja mis on see tippkiiruse, mis niimoodi kätte saadeks? Et ma saan aru, meie siin praegu küündisime umbes 50 kilomeetrit tunnis. No kuskil 60 võib olla kiirendustel.